Tere tulemast, pole ammu näinud ja mina olen jätkuvalt näojooga treener Kaidi Hunt ja minu jaoks on hästi tähtis rääkida vee joomisest ja tänaseks minu külaliseks on imearmas Tiina Ross, kes on tõsine veeaktivist, võiks niimoodi hästi lühidalt öelda. Tere, Tiina, ja ole hea ja tutvusta ennast ise. Tere, Kaidi ja suur-suur aitäh kutsumast ja aitäh kõigile, kes vaatavad meid. Mina olen siis tõepoolest võtnud endale südameasjaks rääkida inimestele rohkem veest, mis on nii oluline komponent ja samal ajal olen ka distribuutor Jaapani firmas ehk tean siis tegelikult, mis on hea vesi. Aga räägi meile üldse, et alustame kõigepealt sellest, et mis meie kehaga juhtub, kui me ei joo piisavalt vett. Ja, aga enne seda, et miks me ei joo piisavalt või ei joo piisavalt vett, et pigem ma alustaks sellest, et miks me ei joo vett. Inimesed ei taha mitmel põhjusel vett juua ja ma olen siis mõned põhjused siia endale nii-öelda välja toonud ja ma räägin, et näiteks väidetakse, et selleks pole aega. Ja tõesti, see on väga tõsine põhjus, et näiteks inimesed, kes töötavad erinevates office'is või selles, kuidas sa ütled siis, Kontorites. kontorites, Mhm. siis neil ei ole lihtsalt selleks aega, et minna vett jooma või just poodides näiteks. Või ei tule meelde, mul ei tule lihtsalt meelde, et ma peaksin vett jooma või lihtsalt vesi ei maitse. Et inimesed toovad ka tõesti põhjuseks, et veel ei ole hea maitse, ma pigem valin midagi muud, aga see vesi mulle lihtsalt ei maitse. Või me oleme siis minetanud vee maitse, janu tunde ja ma räägin kohe veel edasi, et mida see janutunde minetamine siis endaga kaasa toob. Või siis üks tore põhjus veel, et inimesed ei viitsi lihtsalt vetsus käia. Et kui sa jood palju vett, siis sa pead tihedamini käima ka seda vett välja laskmas ja see tundub inimestele tülikas. Et see on nüüd siis see, kui sa siin mõnes kohas enda ära tundsid, siis mõtle veel üks kord, et see peaks olema põhjus vett mitte juua. Sellepärast, et sa just küsisid, et mis siis juhtub, kui me piisavalt vett ei joo. Päris tõsine teema, sellepärast, et me koosnemegi ju suures ulatuses veest, on ju, meis on ju ligi, rinnuni alati ma ütlen, oleme vett täis, me ei mõtle selle peale, et näiteks 72 kilo kaaluv inimene, tema kehas on 54 liitrit vett, et meie kõik protsessid töötavad veega ja et kui me vett ei joo, siis juhtub tõesti tervisega päris palju ja seda on siis näha nii-öelda vahetult või siis mingi aja pärast, kuna see kõik on akumuleeruv. Aga taaskord ma tahaks kõigepealt tuua välja siia, et miks meie keha üldse vett vajab. Et võib-olla sedapidi on nagu lihtsam mõista, et mis siis juhtuma hakkab. Ma toon siin välja mõned enda meelest olulisemad, kuigi on inimesed siis, kes on kirjutanud vee kohta lausa raamatu ja toonud riburada pidi välja, et see on tõesti väga pikk loetelu, aga näiteks meie süda koosneb 73% veest. Teame, et kõige tähtsam mootor on ju 73% veest, ta vajab selleks väga vett ja vesi tagab näiteks kõigi organismis kõigi ainete transpordi, et kui me sööme, tekitame toitaineid, nii edasi, seda peab transportima ja vesi teeb seda. Kui vett ei ole, siis seda ei toimu. Vesi on hädavajalik kõigi neurotransmitterite efektiivseks tootmiseks, sealhulgas serotoniini tootmiseks. Vesi on parim kõrvalmõjudeta toniseeriv jook. Vesi aitab naha nooruslikkust säilitada. Ja loomulikult, kes ei tahaks noor olla, eks ju. Vesi aitab leevendada stressi, ärevust ja depressiooni. Et vastupidiselt siis saame võtta, et kui me vett ei joo piisavalt, siis kõik see toimub. Vesi garanteerib iga keharaku sees elektri- ja magnetenergia, mis annab jõudu elamiseks.
vesi on liigeste peamine määrdeaine, aitab vältida artriiti ja seljavalusid. Ja nii edasi ja nii edasi, et ma rohkem siin neile peatuks, et tõepoolest siin on terve pikk loetelu 50 tükki, aga ma toon ühe näite. Et kujutage ette, et te panete kasvama tomatitaime ja annate talle ainult jao pärast pipetiga nii palju, et ta ära ei sureks. Ja mis te arvate, kas seal tomatid hakkavad kasvama? Vaevalt küll, sellepärast et tomatis on 95% vett. Et kui ta täpselt nii palju saab, et elust püsida, siis juured juba hakkavad kuivama ja taim veel ise kuidagi on olemas. Et täpselt sama juhtub ka meiega, et me hakkame kuivama, me hakkame närtsima, kui me vett ei saa. Või siis teine pool, mis on väga tõsine teema, mida ma tahan sisse tuua, on näiteks magustatud joogid vee kõrvale. Et kui me nüüd sellele samale tomatitaimele anname limonaadi ühel päeval ja teisel päeval ja kolmandal päeval, mis te arvate, kaua ta vastu peab? Ei mitte väga kaua. Et nii täpselt ongi. Aga nii, tuleme siis tagasi selle juurde, et mis meie kehaga juhtub. Näiteks kõigepealt meie suu kuivab kogu aeg, et me tunneme pidevalt sellist suukuivust. Võib ka tekkida joogijänu. Öeldakse, et kui joogijänu tekib, et siis on juba kuri karjas, et siis peab kindlasti jooma. Et see on juba väga tõsine märk, aga tekivad keskendumisraskused. Et miks on näiteks lastel koolis keskendumisraskused? Sellepärast, et andke lastele veepudel kooli kaasa, nad joovad, nad rassivad seal ringi, eriti väiksemad nooremates klassides, et higistavad ja see on vedeliku puudus ja keskendumisraskused, mälu hakkab kehvenema. Kes meist ei teaks, oi, mul ei tule meelde, mis see tähendab. Sagedased peavalud. Peavalu on ikkagi number 1, et võtad klaasi vett. Loomulikult, kui need sümptomid ikkagi püsivad, siis on vaja arsti juurde pöörduda, võib olla ka mingi muu teema seal taga. Väga hea näide on tume uriin, et me saame kohe aru, et on vähe vett. Silmakuivus, pidevalt näljatunne, tahad kogu aeg näksida, et kõigepealt võta klaas vett ja siis tunneta, kas sa veel tahad ja siin ma tahtsin tuua selle, et me oleme siis minetanud nii-öelda selle jänu ja asendame siis selle joomise söömisega, et pidevalt meil on nagu tunne, et me tahaks midagi ja lähme jälle näksime. Ja samamoodi tuleb siia juurde see mitte ainult siis näksimine, vaid ka magusavajadus, kui on vähe vett ja näiteks seedetrakti häired, inimestel on kõht pidevalt kinni, on ikka vaja jälle vett juua, ei millegi muuga saa seda välja uhuda kui veega. Ja nii edasi, et see on päris pikk loetelu, siia tulevad juurde kõik pulsisagedused, veri läheb paksuks, siis tulevad südamerütmihäired kuni insult, infarkt ja igas valdkonnas. Ka halb hingeõhk näiteks sellepärast, et kui suus on palju baktereid ja ei ole piisavalt sülje tootmist, siis kõik see toimub. Et veetustumine on päris tõsine teema, ehk dehüdratsioon, mis siis jõuab lõpuks liigestesse ja nii edasi. Oh my god! Ma tead, selle peale tahaks kohe, ma ei tea, väga-väga suures koguses vett ära juua ja tead, ma omalt poolt võin veel siin lisada, et kuna ma võtsin selle vee teema enda jaoks ka teadlikult ette umbes 6 aega tagasi või natuke rohkem, kus ma avastasin, et kas ma ikka joon piisavalt vett ja siis tuli välja ka, et ma ei joo piisavalt vett. Mis siis juhtus, kui ma nüüd tõstsin selle veekoguse suurema peale, me kohe räägime ka sellest veekogusest, aga minu puhul näiteks mingi ligi 2 liitrit päevas ei piisa. Ja kust ma seda tulemust siis nägin ja ma nägin oma naha pealt. Nägu on tegelikult meie täielikult organismi peegeldus, et seda mina oma näojooga treenerina näen seda, et just, et nagu mulle meeldib öelda, et nägu algab varvastest, sest et selle jaoks meil need sümptomid siin näos ongi, et nad näitavad, et mis olukorras meie
ütleme, see organism on ja nahk on konkreetselt siis selle niiskuse tasakaalutuse peegeldaja ja ma nägin täielikult, kuidas mu nahk läks särama. Otses mõttes ta läigib vastu niimoodi nagu selline nagu ilus hoolitsetud nägu, mul on kogu aeg hoolitsetud nägu, ma ei pea meikima, sest mul ei ole vaja seda teha, sellepärast et nagu nahk on lihtsalt näeb parem välja ja väiksed peened kortsukesed läksid ära. Siis veel üks koht, kus ma niimoodi märkasin, olid juukseotsad. Et ma olen kogu aeg endale rääkinud, et mul on hästi peene karvaline, mul ongi juuksekarv ongi peenike ja otsad lähevadki kahuseks. Vot see kahusus kadus ära. Et eks nad kindlasti, ta läheb veel paremaks, see võtab aega. No ma saan aru, et juuksed võtavad aega, aga ma tajusin seda tulemust ja mul tõesti need juuksed on sinisemad ja pehmemad. Vot need on nagu need kohad, kus mina märkasin, et kus need sümptomid on kõige tugevamalt, sest et ikka alati me vaatame kõigepealt välimuse poole pealt, sisemust me ju nii, kui juba tundma hakkame, siis on asi juba halb tegelikult, et kui meil kuskilt valutama hakkab ja siis sümptomid välja löövad, eks, et see on nagu hästi hea. Aga ütleme, et üks asi on see, et täna kindlasti nii mõnigi inimene võtab endale nüüd päriselt teadlikult, võtabki selle vee ja hakkabki nüüd jooma. 3 päeva teeb seda ja siis ta jälle kaob ära, et kuidas see sinu nipp oleks, et kuidas see vesi joodud niimoodi päeva jooksul saaks, et sa pead seda jooma, et kuidas endale nagu seda memot teha, et võib-olla sul on kogemusi? Ma arvan, et ikka, et kõige parem on mingi meeldetuletus, et kuidas keegi on harjunud, et kas tänapäeval pannakse siis telefoni või on sul ikkagi paber ja pliiats ja sa sätid endale need klaasikesed ilusti oma süsteemi järgi, et kas siis teed klaasike ja linnuke või kuidas, et see joodud saaks. Et see on tõesti väga oluline ja kusjuures ma olen erinevate inimestega rääkinud ja aru saanud, et see rütm tuleb väga ruttu, kui sa seda tõesti tahad, aga sa pead seda tahtma. See ei ole nii, et sinu ema tahab, et sa jood või sina tahad, et su laps joob, et igaüks teeb endale selle rütmi ise ja see soov peab tulema tema seest. Et kui sa oled selle soovi endale võtnud, siis sa saad hakata ka minema, ja reaalselt, et panedki endale ikkagi üles selle kirja, kas või kellaajaliselt alguses, kui sul on seda vaja ja hiljem siis tekib see rütm ja keha hakkab seda ise küsima. Et loomulikult tulevad erinevused sisse, seal päevad pole vennad, et teinekord on aja nihe ja nii edasi, aga ikkagi see rütm jääb. Et või siis mõõdad pudeliga, et näiteks nii mitu pudelitäit, igaüks leiab selle endale, aga see on väga oluline. Ja oluline on alustada kindlasti vee joomisega hommikul, sellepärast et kõik meie organid töötavad veega. Ja kui sa alustad vee joomisega, siis sa juba oled nii-öelda teinud õiged sammud. Et ma ikka ütlen, et see ei ole see, et sa esimesena seal unise peaga ukerdad sinna kohvimasina äärde, kus see nupp on, et saaks selle päästva kohvitassi, aga selle võib vabalt vahetada vee vastu. Ja muidugi on ka väga oluline, millist vett me joome, aga sinnani me ilmselt jõuame. Et mis sa veel täpsustuseks seal? Aga jah, et vaat sellest hommiku vee joomisest, et mis on minu meelest oluline, nagu öeldakse, et jääkülm vesi, kui ta üldse ära seedib, siis ta seedib 3 tundi, toasoe 1,5 tundi ja ütleme, teesoe 45 minutit. Ja mina näen enda pealt hästi ära selle, et tõesti, kui ma hommikul ärkan, ma tegelikult joon seal selle esimese 45 minuti jooksul joon ära peaaegu liiter vett. Ja ma ei lähegi enne tundi aega tegelikult tualetti. See tähendabki, et see keha kasutab selle ära, ta paigutab igale poole ja see, mis üle jääb, alles võib-olla tuleb välja. Ju siis selles mõttes, et see peabki tulema välja, aga mul ei tule liitritena seda sealt välja, vaid tuleb tõesti ikkagi tavaline kogus, ütleme nii, et ei ole sellist, et ma kuidagi tunneks, et mul on kõht täis. Tõesti, ma saan aru, et see on see miinimum minu puhul. Eks igaüks on erinev, aga kindlasti mina leian, et ikkagi klaasitäiest ainult ei piisa ja mida soem see on, seda kergem kehal seda omastada on, et ta ei pruugi muidu üldse, ta näeb vaeva selles
soojendamisega ja selleks ajaks, kui ta üldse seeditud saab, oled sa juba midagi otsa söönud, et tegelikult et oleks vaja, et ta uhub läbi sul selle soolestiku kohe. On ja oled sa nõus sellega? ja absoluutselt, et vesi on ikkagi toasoe vesi on kõige parem kehale, mida tarbida ja igasugused jääjoogid, et noh, siin on ka näiteks toidu kõrvale, et kui räägitakse näiteks kiirtoidu kohast, et hamburgerid on halvad ja kõik, aga kui me võtame, et hamburger on tehtud ikkagi, on hea sai ja on hea kotlett seal vahel ja õige salat ja nii edasi, et siis kõige hullem on sealjuures ikkagi see jääjook, et mis sinna kõigepealt siis sisse juuakse üks klaasitäis ja nii edasi ja magustatud ja ma saan aru, et meie aeg on väga piiratud, aga tegelikult Ja, see on nii lai ja et magustatud jookidest võiks täitsa eraldi saate teha, et see ei mahu siia vee teema sisse, aga tõepoolest gaseeritud joogid, magustatud joogid, ärge jooge neid ise ega andke oma lastele ka ja kui tahate rohkem teada, siis pange minuga aeg ja ma räägin, et miks, et ma olen kirjutanud raamatu toitumisest ja seda päris põhjalikult uurinud. väga põnev, isegi tahaks seda raamatut pärast räägime sel teemal. Ja. Aga räägi, ütleme, et kus päriselt oled nüüd see inimene, et sul nagu üldse vesi ei maitse, siis ei ole vaata siuke jätkusuutlik, sa ei suuda lihtsalt. Et kas on okei, et ma panen sinna sisse mingit marju, ma ei tea, piparmündilehti, kas see on okei? Ma alati ütlen, et see on väga okei, kui sa üldse midagi teed selles suunas, et seda vett juua, et vee joomine on väga oluline ja kui sa suudad selle endale meeldivaks teha, siis on kõik asi okei, et tõepoolest, kas sa paned sinna sedasama tuntud piparmünti või mingit laimi või sidrun, et vett on vaja juua. See on kindel ja. Ja meil tahaks niigi 100 asjast veel rääkida, aga räägime sellest, et millist vett jooma peaks. See on tegelikult väga oluline. Räägi sina kindlasti õige inimene, kes sellest võiks rääkida. Mina ikka ütlen, et see on kõige paremini hoitud saladus, on see õige vee saladus. Et inimesed vajavad elus vett ja seda kahjuks on tänapäeval nii piiratud koguses. Seda ei ole alati niimoodi olnud, et ajas on see muutunud, et meie vesi on rikutud ja kahjustatud ja see on siis erinevad põhjused, miks see niimoodi juhtub, aga tõepoolest, et inimene vajab elus vett, et veel oleks miinuslaeng, sellepärast et meie keha tunneb ära miinuslaenguga vee ja see on temale kõige lihtsam ja kergem ja tõepoolest see vesi on ka kuuetahuline, mis tähendab, et ta on pehme, ta on struktureeritud ja vesi, mida ka sina kohe järgmisest nädalast, ma saan aru, hakkad jooma, on siis aluseline, antioksüdantne ja struktureeritud, et see on ülim, mida saab kehale anda ja sa tunned selle kohe ära, et keha tunneb selle ära, et see on parim, mida tal võtta on, aga niikaua kui seda ei ole, siis aitab meid ikka sool ja sooda ja siis mingi maitsetaim sinna juurde, nii et igaüks valib selle ise. Aga tõepoolest, et ma räägingi siin ka siis sellest, et nädala pärast kindlasti tasub Kaidiga ühendust võtta ja küsida tema käest, et anna mulle ka seda vett proovida ja proovige ära, et see on Jaapani tehnoloogia ja jaapanlased on siis 50 aastat seda aparaati tootnud. Et see on ülim, levinud üle maailma täna ja läheb siin reklaamiks ära, aga midagi ei ole teha tõepoolest, et vee teema on väga tõsine ja kuna me koosnemegi veest, meie kehas on nii palju vett ja loodus on niimoodi loonud, et meie keha funktsioonid töötavad kõik veega, siis me peame sellele väga suurt tähelepanu pöörama. Ja me teeme tõenäoliselt sellest miinusveest eraldi kunagi vestluse, sest et see on nii ka jälle suur teema, aga võtame niimoodi, kuna me tahame, et see intervjuu liiga pikale ei läheks, et inimesed viitsiksid lõpuni kuulata, siis küsime seda ka veel, et mulle jäi nii ükskord, kui me sinuga vestlesime, kõlama see, kui sa ütlesid, et
vesi tuleks ära juua enne kella 3 päeval, sest et keha läheb öörežiimi peale, et räägi sellest natukene lähemalt, et mis see tähendab. Ja et võib-olla natukene kogustest ka, et kuigi seda on Ja. palju räägitud, et 2 liitrit, see siiski päriselt nii ei ole, et veevajadus sõltub ikkagi meie soost, meie kehakaalust, meie kliimast, kus me elame, meie tervislikust seisundist, meie elurütmist, koormusest, et kõigist sellest ja ütleme selline rusikareegel on 30–40 milliliitrit ühe kehakilogrammi kohta peaks olema joodud, aga kui sa oled täna selline, kes joob vaevalt klaasitäie, siis loomulikult homsest ära nüüd siis seda numbrit veel hakka rakendama, mis sa kohe välja arvutasid, eks ju, siis see peab ikkagi toimuma järk-järgult, on ju, et keha harjuks selle veega ja kui ta harjub selle veekogusega ära, siis sa saad aru, kuidas sa hakkad tõesti, nii nagu sa ütled, naha pealt kõigepealt särama ja kuidas sa muutud elastsemaks, kuidas su liigesed hakkavad paremini käima, sellepärast et meil on ju nii palju vett meie luudes, meie hammastes, meie juustes, meie küüntes, meie ajus kõige rohkem ja nii edasi. Et jah. Kellaajad, et siis, et kellaajad. Ja. Kellaajad võiks olla siis tõesti, et sa alustad hommikul, näiteks minu rütm on niimoodi, et ma võtan hommikul kuskil 400 milliliitrit kõige esimesena, siis mingi poole tunni pärast teine 400 ja siis võib-olla 2 tunni pärast veel ja tõesti kella 3 päeval on põhiliselt vesi joodud, aga väga oluline on jah, et siis keha saab sellist rahulikumat rütmi õhtul teha, aga väga oluline on juua enne magama minekut ka, et mitte siis vast klaasi täis, aga kuidas kellelgi see rütm kujuneb, võib-olla pool tundi enne magama minekut või tund, et sa jõuad veel korra pissil ära käia, et siis seda ööund ei sega, aga ka öösel tekib kehas muidu dehüdratsioon, et on tõesti vaja, sest et organid ju töötavad meil öö läbi. Ja just seetõttu, et me öötundidel vett ei joo, on hommikul väga oluline äratada nii-öelda keha veega. Et esimene klaasitäis peaks olema kindlasti vesi ja see tuleb lihtsalt endale nii-öelda armsaks mõelda et ja harjumuseks võtta, et see on hästi-hästi oluline. Jah, kohe on Eestis sina elad soojal maal, eks, aga siin Eestis on varsti tulemas selline kaamuse aeg ja ma ise armastan väga ingverit panna hommikuvee sisse tegelikult talvel või siis sidrunit, et see ka kuidagi nagu maitses mulle ja tegelikult on hea, kui keha küsib, siis tuleb talle niimoodi anda seda tegelikult, et ja vanasti oli mina samamoodi, et ma arvasin, et ma ei saa hommikul enne käima, kui ma olen kohvi ära joonud. Aga kui sa selle ära muudad, siis saad aru, et see kohvi ei ole üldse siin mingi tegija, aga ja see harjumus tuleb päris kiiresti, et sa selle vee vastu välja vahetad. Ja muidugi see keha siis tänab tegelikult parema väljanägemisega ja on ju, mis veel on oluline, keha kaalule mõju. See on täiesti müstika, kuidas tegelikult kilod hakkavad iseenesest alla minema, kui keha enam ei hoia kramplikult kinni, et vee joomine mõjutab otseses mõttes ka kehakaalu. Oled nõus, on ju? Ja ma olen sellega väga nõus ja see tuleb sellest, et tegelikult esimene asi, kui inimene tunneb siis seda veepuudust, veel kord tal tuleb väsimus, on ju, tal on krooniline väsimus ja see tähendab seda, et tegelikult on vähe vett, keha ei suuda siis kanda neid energiat ehk toitaineid tuua rakkudesse ja selle tõttu tuleb väsimus, aga kuna on vähe vett, siis ei viida välja ka jääkaineid. Ja siis hakkab see akumuleeruma ja kõik muu, mis sinna organismi siis hakkab kogunema ja loomulikult ka vähe vett põhjustab liigse söömise, vale toitumise, magusaisud ja sealt tuleb see kaalutõus ja nüüd, kui me hakkame siis piisavalt vett jooma, siis ma ikka ütlen, et elus on kõik asi peab olema tasakaalus ja on see tasakaalus anumad, on ju, et kui kehas on, kus ma näitan, on palju rasva, siis on vähe vett
ja kui veetase hakkab tõusma, siis hakkab rasvatase alanema ja see tuleb üsna ruttu ja see tuleb ka sellepärast, et sa saad rohkem energiat veega, eks ju, toitained viiakse ja siis sa tahad rohkem liikuda, su mälu paraneb, tõesti see kõik sa tunned kogu kehas järk-järgult midagi, mis hakkab paremaks minema ja nii-öelda elu tuleb tagasi. Ja kui on rohkem elu, siis on rohkem liikumist ja paratamatult rohkem kaloripõletust ja lihtsalt pannakse kehas kõik see seisev asi liikuma. Ja et keha on nagu sellise nagu kaameliküüru efektiga on ju, et ta ju igaks juhuks, kui sa annad talle natukene siis selle klaasitäis, ta paneb sinna küüru sisse igaks juhuks selle, et mine tea, millal jälle saab, sellepärast et süda vajab ju ka, ütleme niimoodi, et võtame südame on ju, et ta vajab seda vett ellujäämiseks üldse, et inimene üldse elus oleks. Ja siis, kui sa ei anna talle piisavalt, siis ta ei jõua mingite teiste funktsioonidega üldse teha ja siis ta igaks juhuks hakkab igasse kohta, kuhu vähegi saab salvestama. Sellepärast on alati tegelikult ka need inimesed, kellel on vedeliku puudus, on silmad turses. See on nagu suht tavaline sümptom niimoodi, et need ei pruugi olla, aga enamasti see on niimoodi, et selle kohe näed ära, et ahah, palju sa ikkagi jood seda vett ja millist vett sa jood. Silmad turses ja jalad turses, sest paljud ütlevad, et ma ei saa vett juua sellepärast, et siis mul tulevad tursed. Tegelikult on vastupidi, on ju. Kui on vähe vett, siis keha hakkab kinni hoidma ja hakkab kinni hoidma ja ta ei lase seda vett välja. Ja vedeliku puuduses loomulikult sa ütlesid, et kannatab süda, aga juba 2% vedeliku puuduse all näiteks kannatab aju. Et ma rääkisin siin mäluhäired ja just need kõik probleemid, mis on tegelikult nii-öelda eakate haigused, siis täna on see eapiir tulnud kogu aeg madalamale ja inimesed kannatavad juba väga tõsiste tervisehädade all seal 30-40 aastates. Aga jah, see on kinni sellest, et me joome vähe vett. Juba lastele antakse, saab sealt mähkmetest välja, antakse juba gaseeritud jooke, magustatud jooke ja see on ka see käitumiskultuur, et kui me kodus oleme harjunud vett jooma, siis me võtame selle nii-öelda oma elus kaasa. Et ma rääkisin siin oma poja teemast, et kui ma endale selle väikese Jaapani aparaadi soetasin, siis ta hakkas koolis käima oma pudeliga, mis ei olnud enam see ühekordne plastpudel nagu meil vanasti, nagu kõigil. Ja see oli päris suur teema, et laps julges võtta oma pudeli kaasa ja hakata seda seal jooma, sest et alguses see oli nii võõras, aga täna on see, et ta räägib ise teistele seda edasi, et see ongi kõik see harjumuse küsimus, nii et õpetage kõigepealt, jooge ise vett, õpetage lapsi vett jooma ja tehke seda tõesti naudinguga ja piisavas koguses ja elu läheb palju rõõmsamaks. Ja keha armastab meid vastu, kui meie tema vastu head oleme. Absoluutselt. Me peame nüüd kokku tõmbama, aga räägime kiiresti üle, üks hästi põnev üritus on tulemas 12. oktoober, Eesti veekonverents, räägi lühidalt see ka üle kiiresti, see on põnev. Ja see on nii tore, et teeme siis seda seekord 12. oktoober Tallinnas ja terve pika päeva, see on laupäevane päev 9-st 5-ni, et meil on seal tulemas esinema väga toredaid inimesi erinevatest asutustest ja juba emeriitprofessoreid, professoreid. Väga kihvt saab olema, et hakkame siis A-st B-st peale ja lõpetame siis sellega, et räägime ka kangelveest ja te saate päeva läbi seal head vett juua. Te saate ise rääkida nende ekspertidega tõepoolest, et minul endal juba on väga-väga põnev, sellepärast et nii erudeeritud ja tarku inimesi ei ole ma varem saanud sellisele suurele lavale enda poolt, nii et hästi-hästi kihvt, ma juba põnevusega ootan ja need inimesed samamoodi, et ma siin just eile vestlesin nendega, et niisugune värske soe sai ja homme juba kuulutame ürituse välja. Väga tore ja paneme siis, teeme niimoodi, et sa paned ise enda
noh, see kommentaaridesse kirja ka selle lingi, et kust infot saab ja meil on kokkulepe, et minu sõpradele on siis koodiga vesi ja tervis on 15% ka pääse odavam ja selle info paneme kõik siia juurde ja keda nüüd see vee teema ja Tiina rohkem huvitab, siis Tiinal on väga põnev grupp olemas. Selle lingi paneme ka siia postituse alla, et saaks nagu päriselt enda vastu ilus, terve ja hea olla ja hoida ennast vitaalsena lõpuni välja. Et eesmärk ei olegi, ka minu eesmärk ei ole püsida ilus, vaid terve ja sihuke särtsakas lõpuni välja, et mitte ei kustume ära või närtsime ära, vaid oleme sellised alati oma täisenergias. Oi, Tiina, nii põnev, ma räägiks sinuga lõputult veel ja veel ja veel, aga me tänaseks lõpetame. Me täname kõiki, kes kuulasid ja kui vaja, kuula veel kord, kui motivatsioon ära kaob, siis kuule jälle. Et see tõesti on vajalik ja olge ilusad ja terved. Aitäh teile kõigile. Ja parem vesi, parem elu. Olge rõõmsad.